kõigile kuulajatele. Mina olen Jaana Mäomaa ja täna on meil külas Heidi. Ja, ja ma väga tänan sind, Heidi, et sa tulid minu podcasti ja meil kindlasti saab väga huvitav jutuajamine olema. Ja äkki sa tutvustad ennast ise, millega sa tegeled ja kes sa oled? Ja tere, mina olen siis Heidi Säro ja mina tegelen igapäevaselt inimeste tervendamisega ehk et energiate tasakaalustamisega, harmoniseerimisega ja mis on minu põhiline teema, on see, et keha sõnumite tõlgendamisega. Et see, kuidas kõik, mida me mõtleme, mida me ütleme, kuidas me tunneme, kõik asjad väljenduvad meie kehas. Ja keha on see, et keha ei valeta mitte kunagi ja siis kõik need sümptomid ja mis iganes kehas väljenduvad, haigused on ju, igal asjal on olemas psühhosomaatiline põhjus, miks ta üldse nagu sinna, miks ta üldse kehasse jõuab ja keha on tegelikult see, mis meile märku annab, et noh, just haiguste ja selliste ebamugavuste ja vaevuste kaudu, et nüüd on vaja sellesse kohta vaadata. Ja see on see, mida ma siis igapäevaselt teen. No lisaks ma tegelikult teen ka selliseid mõned grupiüritused, näiteks selliseid noh, meditatsioone, rännakuid, aga siis teen veel ka noh, õpetan ka inimesi tegelikult. Nii et kuidas enesearengu teel sügavamalt iseenda sisse vaadata. Nii. Väga huvitav. Aga kuidas sul see idee tekkis, et kas sa enne tegelesid millegi muuga või kuidas sa üldse jõudsid sinnani, enesearenguni või selle? Ja no ühesõnaga, kui kahjuks oli see selline, ma pean ütlema kahjuks on ju, ma tegelikult oleks võinud juba pool elu selle asjaga tegeleda, aga ma jõudsin sinna ikka noh, ütleme 40-ndate keskel. Et enne seda ma ikkagist käisin nagu kass ümber palava pudru, ma teadsin, mind väga huvitasid need teemad, need igasugused, noh, üldse nagu see, noh, vaimse maailma teemad, eks ju. aga ma mitte kunagi ei julenud nagu sinna sisse reaalselt minna. Ja siis noh, loomulikult ma käisin ja õppisin ja kõik, no igasuguseid asju tegin. Aga siis ja mida ma noh, vist ennem rääkisin sulle ka, eks ole, et ja ma äh, töötasin kogu aeg selline noh, võimalikult nagu struktureeritult. Selles suhtes, et ma vaatan, et minu elus ei oleks midagi sellist noh, kuidas ütelda, sihukest nagu liiga laialivalguvat, ehk et numbrid olid hea koht, kus töötada. ehk et noh, ühes firmas ma, eks ole, töötasin siis no mul on kogu aeg niimoodi olnud, et ma alguses lähen nagu sinna, ütleme, tavaliseks töötajaks ja millegipärast lõpetama juhina. Et see on selline huvitav teekond mul iga kord kuskil niimoodi 8 kuni 10 aastat, siuksed perioodid on mul. Et alustasin ma kunagi siis müügisekretärina parfümeeriafirmas, lõpetasin kaubandusjuhina. Siis sealt edasi ma läksin avalikku sektorisse, kus ma siis olin sihuke spetsialist, eks ju. Siis no see oligi siis kontrolli alal, käisin siis kontrollimas linnaasutusi. Lõpuks ma lõpetasin kontrolliosakonna juhatajana, kontrollinõunikuna. Nii, ja siis ma läksin sealt edasi, vot siis ma sain aru, et vot nüüd on juba kõik, õega me käisime, ma mäletan, kuidas me käisime õega jalutamas, metsas on ju, rääkisime sellest, et kuidas ikkagist võiks oma firma teha ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel oligi see, et kus me mõlemad, õde oli ka ametnik samal ajal, kus me mõlemad saime aru sellest, et kui me nagu jääme sinna praegu ametnikuks, on ju, siis me tegelikult oleme eluaegne ametnikud ja reaalselt, sest noh, mis on ametniku elu? Kindel sissetulek on ju, kindel töö, mitte millegi eest ei vastuta ja reaalselt noh, ma olen seda näinud seestpoolt ja nii see tegelikult on ju. ma ei ütle seda, see igas organisatsioonis, ma mõtlen avaliku sektori organisatsioonis on, aga ma mõtlen just seesamane need ametnikud, eks ole, eriti need poliitilised organisatsioonid, me mõlemad olime poliitilises organisatsioonis, et mina olin Tallinna linnavolikogus ja õde oli mul Riigikogus, eks ju. Et ja seal oli küll ikka niimoodi, et no lihtsalt tagantjärgi häbi mõelda, ütleme nii. Ja siis oli see, et ja siis me jalutasime koertega metsas, on ju, mis oli nagu nii, kus me käisime nagu iga päev tegelikult käisime reaalselt koertega jalutamas. Ja siis kogu aeg unistasime sellest, kuidas me võiksime oma firma teha. Ja siis ühel hetkel ma isegi ei tea, kumb see nüüd siis oli, et üks lükkas ühte, teine lükkas teist, on ju. Ja lõpuks me selle firma nagu tegime kahekesti, aga see oli siis
see oli tegelikult rohkem mu õe unistus, sellepärast et see oli äh, kasside ja koertega seotud. ehk et kasside, koerte toidud, tarvikud, sellised, hakkasime hulgimüüki alguses tegema ja see oli nii naljakas, kuidas laenasime raha, ostsime terve rekkatäie koeratoitu, kassitoitu, rentisime lao ja siis me istusime seal otsas ja mõtlesime, mida me nüüd sellega peale hakkame. ühtegi klienti sul ei ole, on ju. ja siis on see, et siis lihtsalt võtsime telefoni kätte ja läksime igasugustest nendest hirmudest läbi, on ju, ja hakkasime siis helistama. noh, finaal oli see, et päris hästi lõpuks läks, on ju. aga lihtsalt see jälle, et sa nagu viskad ennast kuskile sellisesse kohta, kus sa nagu, noh, keset merd, on ju, ja vot nüüd uju välja sealt, eks ju. sul on nagu terve laotäis, no seal tõesti oli 21 € alust, oli meil seda. nii et seda oli päris palju, on ju. ja me ju ei teadnud selle toidu kvaliteedist, me ei teadnud mitte midagi, me lihtsalt nagu ostsime selle sisse, sest meile tundus, et see on hea. ja tegelikult oligi hea, olgem ausad. lõppkokkuvõttes oligi hea ja me sattusime nagu tõesti imelise asja otsa või nagu imelise toidu otsa. noh, tänaseks kahjuks teda enam siin pole, sellepärast et seal nagu firmad, see oli Taani toit, eks ole. firmas seal noh, toimusid ise ka seal osteti ja müüdi ja mida iganes seal, nii et omanikud vahetusid ja nii edasi. aga siis jah, aga mingi hetk siis mina nagu, kuna mina siis tegelesin selles firmas rohkem siis selle noh, jaa, kõigepealt meil oli seesama hulgimüük, on ju, ja siis meile tegelikult võimaldati, noh, kuidas ütelda, see universum pakkus, on ju, meile siis võimalust teha ka poed. ja siis me tegime need poed ja siis meil vahepeal isegi oli 10 poodi lausa üle Eesti, on ju. ja siis töötajaid oli üksjagu, on ju, ja siis kuidagi nagu niimoodi jäi, et õde nagu jäi sinna selle noh, ostu-müügi poolele ja mina siis jäin sihuke nagu üldküsimused ja sellised siis personali peale ja nii edasi. et see oli ka üks väga huvitav aeg, on ju. Mhm. ja siis ma isegi ei mäleta, Aga kus kuidas sa jõudsid selleni, millega sa praegu tegeled? ja vot, sellepärast ma pidingi rääkima sellest, kuidas see on ja oli, et Ja. ma jõudsin siis niimoodi, et mingi hetk hakkasid tegelikult firmas tekkima nagu probleemid, mis meil kahepeal on ju olid. selles suhtes, et just nagu noh, nagu rahastamise probleemid ja kõik ja just see, mis oli nagu minuga seotud valdkond, eks ju. ost ja müük läks nagu imehästi, aga kõik, ütleme, kui meil oli vaja investeerida, on ju, mingid rahastuse probleemid ja nii edasi, on ju. ja loomulikult, eks sa ei julge vaadata endale sisse ju sihukese koha pealt, et see võib nagu sinu viga nagu olla. aga põhimõte oli selles, et kuna mina nagu väga-väga usun seda, eks ole, et kuidas, et see universum tegelikult või ütleme siis kõrgem mina või kuidas, et sa tuled nagu mingi ideega siia maa peale, on ju, mis on tegelikult sinu sihuke eesmärk, mida sa peaksid siin täitma, on ju. ja kui sa seda eesmärki teatud ajaks ei ole, noh, kui sa ei ole sellel suunal kasvõi, et sa nagu täidad seda eesmärki, siis tegelikult universum hakkab sind suunama niimoodi, et sa lihtsalt mingil hetkel sul ei ole enam teist valikut, et sa pead minema täpselt mööda seda teed, kuhu sa tegelikult minema pead. ja minul täpselt see asi oli, sest kuna mu enda sees olid nii suured hirmud ja vahepeal, noh, vaata, ma kogu aeg, eks ole, õppisin, eks ole, neid vaimseid praktikaid ja tehnikaid ja no kogu aeg ma paralleelselt tegelesin ka iseenda nagu siis selle vaimse arenguga, on ju. siis ikkagist mingi hetk oli see, et ma nagu üks koht oli, mida ma iseendale kunagi ei tunnistanud, oli see, et ma peaksin inimestega tegelema. ja siis ma just mõtlesin, ma mäletan oma sisekõnet, on ju, siis ma juba olin hakanud ka ise üksinda käima jalutamas metsas ja mäletan oma sisekõnet, kus ma nagu mõtlesin seda, et vähemalt ma saan pool sellest, millest ma tean väga palju, ehk et seesamane firma, mis oli, kui see, kuidas ma saan 100% sellest, millest ma mitte midagi ei tea. ja see oli nagu väga-väga suur selline noh, keeruline koht minu jaoks, on ju. ja siis ühel hetkel siis see universum lihtsalt, ta pani kõik kohad kinni, ta lihtsalt muutis selle firma eksisteerimise praktiliselt võimatuks, sest seal olid nagu sellised nõmedad asjad, näiteks ongi mingi investeeringut on ju, oli vaja. ja siis sa annad nagu noh, annad selle pangale selle kõik need igasugused finantsid ja värgid ja sul on juba eelnevalt jah-sõna olemas. kõik on okei, on ju. ja siis viimasel hetkel leitakse mingi absurdne põhjus, miks sa nagu raha ei saa. ja tegelikult, ja kuna see oli minu valdkond, vaata, siis oligi see, et me tegelikult ei saanud sealt enam edasi minna, on ju.
ja siis noh, ühesõnaga siis mind ikkagi suunati, ühesõnaga mul oli ikkagi seda, kuidas ma siis ütlen, ikka universum jälle aitas, on ju, saatis mind ühe ingliterapeudi juurde, on ju, kes ütles, et no mina ei tea, mis inimene sina oled, et noh, ingliterapeut tavaliselt on see inimene, kes tõlgendab seda, mida inglid nagu räägivad, eks ju. ja siis aga siis see ingliterapeut ütles, et ma ei tea, mis inimene sina oled, aga sulle öeldi niimoodi, et sa pead rääkima täpselt, et seekord me räägime otse. Et ära tõlgenda mitte midagi, võtagi sõna-sõnalt, räägi kõike täpselt sellel inimesel nagu vaja oli. ja siis mul tegelikult tuligi meelde, kui see ingliterapeut mulle nagu seda ütles, et ma ei tea, mis inimene sa oled, ma pean sulle kõike otse nagu rääkima, siis mul tuli meelde, et iga kord, kui ma nagu mingit, noh, mingeid afirmatsioone tegin või rääkisin iseendaga või niimoodi, siis ma alati panin sinna lõppu mulle, et palun vastust mulle arusaadaval viisil. ehk et ma ilmselt oli selline puupea, et ma lihtsalt ei saanud aru sellest igasugustest vihjetest, noh, tänaseks ma muidugi tean, seal oli nagu ülipalju neid vihjeid, eks ju. aga ma sellel ajal lihtsalt olin nagu nii omadega läbi siis on ju, et ma noh, ma mõtlen nagu iseendast nagu iseenda hingest nii kaugel. ja ma lihtsalt ei saanud aru ja siis oligi, siis leiti siis sihuke võimalus universumis, kus siis räägiti siis leiti siis ingliterapeut, kes mulle rääkis otse kõigest, on ju, mida ma siis tegema pean. tema siis oli ka see, kes tegelikult saatis mind Hiina meditsiini õppima, ütleski niimoodi, see oli nii tore, et kuidas inglid konkreetselt ütlesid, et sa pead tegelema inimestega ja ja kui sa ei oska kuskilt alustada, siis mine Hiina meditsiini õppima. noh, niimoodi. ja siis oligi ja tead, sa ei kujuta ette, kui ma selle sõnumi sain, mu silmad nagu niimoodi avanesid, see oli nagu ebareaalne, mis mu sees toimus, ma ei olnud mitte kunagi sellist asja tundnud, onju. ja oligi see, et ma panin kohe sealt, tulin ära, onju, panin, eks ju, tegin otsuse ära, nii, nüüd mul on vaja rääkida ikkagist õega, et nüüd ja ma jätan kõik selle talle, mis onju, ja ma lihtsalt lähen minema sealt, et ma pean minema oma teele, eks ju. ja, ja siis oligi see, et siis ma otsisin ülesse, kus ma sain Hiina meditsiini õppida. see oligi väga huvitav, oli see, et Tallinnas ma seda teha ei saanud, meil on tegelikult Eestis olemas 2 Hiina meditsiinikooli ja siis ma pidingi Haapsalusse minema, kus tegelikult ongi täpselt selline väga hea selline teoreetiline taust on ju ja ma saingi nagu ülihead ülevaate see, mis üldse nagu kehas on ju toimub, kuidas kõik need energiad meil voolavad ja nii edasi, et selles suhtes mind saadeti täiesti õigesse kohta. ja siis oligi see, et aga kuna ma olin olnud ju ettevõtja, on ju, siis kui sa oled ükskord olnud ettevõtja, siis sa naljalt enam kellegi alluvusse tööle ei lähe. ja ütleme, olgem ausad, no kes võtab siukse uhuu endale alluvusse tööle, on ju eriti veel see, kui sa veel täpselt tead, mida sa tegelikult juba peaaegu tahad, on ju. nii et jah, et ühesõnaga ja siis oligi see, et mis seal ikka, siis võtsin siis tegin sellel teemal siis endale uue firma. nii et jah, alustasin siis niimoodi ja ma olin vahepeal tegelikult ka õppinud massaaži. nii et siis kuidagi nagu tuligi, siis olid nagu eeterlikud õlid, mis jõudsid minu ellu, onju. ja nüüd siis ongi sellised keha ja meele tervendus on see põhimõtteliselt, mida ma siis noh, ütleme siis igapäevaselt nagu teen. nii. aga kuidas need esimesed kliendid sulle tulid või kust kaudu ja see oli, kuidas see no oli? see, no ma räägin, kõik need kohad on nagu selline eneseületus on ju olnud, et see on tõesti selline, et ma olin enne seda, ma alustasin tegelikult ainult massaažist, sest see on see, eks ole, et ega ma ei julenud kohe inimestele rääkida ju seda, et ma mingit energiat tunnetan ja nii edasi ja võib-olla alguses ma tegelikult ei tunnetanudki nii tugevalt nagu praegu, noh, iga asi on harjutamises, eks ju. nii, näed, mul ka tulevad mingid asjad välja. et Need on äkki minu asjad. jah ja noh, eneseväljendus, eks ju. nii, et esimesed kliendid olidki see, et ma alustasin siis, kuna mul olid nagu eeterlikud õlid, olid minu ellu juba jõudnud, eks ju, ma tegelen doTERRA eeterlike õlidega, on ju, mis minu jaoks ongi nagu, kui ma räägin eeterlikest õlidest, siis need on need õlid, eks ju, millest ma räägin, sest need on need õlid, mis suudavad nagu keharakkudega nagu suhelda ja sellepärast nad mulle sobivad, eks. nii, ja siis ma mõtlesin välja, ma ei teadnud, et keegi teine ja keegi teine tegelikult ei teinudki sellist asja ennem. et ma ühendasin ära oma massaažioskused, massaaži tegemise oskused. ma olin õppinud tegelikult massaaži enne seda 13 aastat, kui ma tegelikult seda reaalselt tegema hakkasin.
sest noh, lihtsalt vahemärkusena seda, et ma kunagi, eks ole, kui mul poeg sündis, siis ma mõtlesin, et no ma ei taha enam minna sinna noh, poliitilisse organisatsiooni tööle, on ju, et ma tahan hakata siis tegelema mingi enda asjaga ja sellepärast ma käisingi massaaži õppimas. Ja aga huvitav oli see, et kui ma tegin sellel ajal massaaži, siis inimesed ütlesid, et jaa, väga hea massaaž oli, aga tagasi ei tulnud keegi. Ja tänaseks ma saan aru, miks see niimoodi oli, sest ma olen ka selline, kuidas ma siis ütlen, tubli tüdruk on ju. Et ma teen kõike see, mida ma teen nagu südamega, kirega, ma teen selles suhtes nagu hästi, eks ju. Kui nüüd need inimesed oleks minu juurde jäänud käima, siis see tähendab seda minu jaoks, et ma oleks hakanudki reaalselt konkreetselt massööriks, aga see ei olnud minu tee, eks ju. Sellepärast inimesed ei saanudki tagasi tulla, sest mina pidin seda asja palju laiemalt tegema, pidin jõudma energiate juurde ja nii edasi, on ju. nii et selles suhtes universum lihtsalt noh, võttis ära selle võimaluse, no siis ma läksin tööle, küsin eks ole, ja vahele, arenesin. Kuidas? ma küsin vahele, mul läheb nii. meelest mõte ära. kas see taipamine tuli hiljem või kuidagi seal Tead, ma ütlen sulle vahel? ausalt, et kõik taipamised on mul tulnud ikkagist hiljem. Nagu reaalselt, päriselt ka. Ja see ongi see, see on, vaata alguses, miks me hakkame enesearengu tee, miks on enesearengu tee nii oluline, eks ju, on see, et sa äh, läheksid iseendaga või saaksid iseendaga parema kontakti. nii, kui sa nüüd iseendaga ei tegele, on ju, siis tegelikult me oleme suhteliselt hädas. Ma mõtlen just selles suhtes, et kui me nagu ei vaata iseenda sisse, eks ole, see enesearengu tee tegelikult on enda sisse vaatamine, enda probleemidele otsa vaatamine, enda hirmudele otsa vaatamine. No niisugune, noh, lihtsalt öelduna, eks ole. nii, ja kui me seda ei tee, siis noh, me nagu ei saagi aru tegelikult, eks ju. Ja kui sa nagu oled hädas, eks, siis sa tegelikult ei olegi võimeline, ütleme niimoodi, et kui sa oled supi sees, siis sa ei saa aru, et sa oled supi sees. kui sa sealt supi seest välja tuled, on ju, siis sa saad aru, et see oli see supp, on ju, kus sees ma olin, eks. Et see oli see jama, mille sees ma on ju olin. Et loomulikult ja sellepärast ma ütlengi, et kõik need taipamised tänaseks nagu tagasi vaadates on tulnud ikkagi sealt, et sellel ajal ma lihtsalt ei saanud aru, ma lihtsalt sain aru sellest, et inimesed lihtsalt ei tule mu juurde tagasi. Et ma ei saanud aru, mis see viga oli, eks ju. Tänaseks ma saan aru, mis viga oli, eks. Et lihtsalt oligi see, et ma lihtsalt pidingi natukene noh, ütleme nii, et pidin usaldama ikkagist universumit, mine tagasi sinna, kus sa oled, arene natukene veel ja siis sa jõuad õigesse kohta ikka, on ju. Et küll me siin sulle seda teed näitame. Ja, et sellised kohad on. Ja siis oligi see, et esimesed kliendid ma saingi siis seda, et ma ei olnud 13 aastat teinud massaaži. No natuke lastele, eks ole, ja rohkem mitte. Ja siis võtsin niimoodi, nii, tegin otsuse ära, kõik. Ma mõtlen ausalt, otsustus käivitab protsessi, see on nagu nii oluline, nagu otsustus käivitab protsessi, sellepärast et kui sa ei otsusta, siis tegelikult mitte keegi ja isegi noh, nagu see universum, energiat, keegi ei tea, kuhu suunda minna ju, eks. kui sa ei tea, kuhu suunda minna, siis sa ju lihtsalt laperdad, eks. ehk et see oligi see, ma lihtsalt tegin otsuse, nii, nüüd ma hakkan sellega tegelema, et hakkangi massaaže tegema, on ju. Ja siis oli see, et esimene oli niimoodi, okei, õde, tuleb vaatame, mis ma siin välja mõtlen, on ju. ema, tule vaata, mis ma välja mõtlen. nii, ja see oligi see, ja ma tundsin, vot see oli see hetk, kus ma tundsin, kuidas nagu kõik need vanad teadmised, mis olid, ma hakkasin aru saama, mida need liigutused tähendasid seal massaažisse, mis ma õppisin 13 aastat tagasi, on ju. kuidas need tegelikult, siis ma sain aru, et issand jumal, kui tore vaadata, et kuidas nagu energiat nagu kehas liiguvad, et ma juba hakkasin aru saama, kuigi ma veel noh, ütleme niimoodi, et ma veel ei tunnistanud seda, aga ma sain aru, et ma tunnetan midagi nagu rohkemat ja see oli nagu nii äge minu jaoks, eks ju. ja pluss need õlid on ju. ja siis ma mõtlesingi ja siis ma hakkasingi pakkuma sellist teenust, on ju, sest ma sain nagu nende ema ja õe ja siis paari naabrinaise kaudu ikkagist nagu selgeks iseenda jaoks seda, et ma tegelikult, see keha hakkas nagu rääkima minu jaoks. ehk et ma saingi aru, kui ma olen selles suhtes alaselja piirkonnas, on ju, et seal on sinu turvalisuse probleemid, on ju, et sellepärast läheb alaselg, eks ole, selliseks jäigaks, on ju. kui ma näiteks, kui sul on nagu abaluu all, näiteks kui sul on häbisüütunded, on ju, sealt tulid nagu see abaluu ümbrus on sellega seotud, on ju. Keskseljas näiteks on sellised kohad, et kus sa nagu
kui sa oled sellise koha peal, et sa ei tea nagu, kuidas elus edasi minna, on ju, siis keskseljas võivad valud olla või pinged, on ju. ja need asjad tulid mulle täiesti niimoodi nagu taipamisena. nagu ma sain nagu aru, et see keha nagu hakkaski rääkima mu jaoks, on ju. pärast ma sain muidugi jälle tagantjärgi tarkus, on ju, et pärast sain teada, et nende asjade kohta on isegi raamatuid kirjutatud. et selles suhtes ma võin ütelda, et siis ma vaatan, et oi, näed, ma olengi täiesti õigel teel, on ju. ja siis ma nagu noh, sain vaata, loomulikult ma siis lugesin raamatuid, on ju, ja vaata, see ongi see sihuke noh, nagu areng nagu hakkas toimuma, eks ju. ja siis niimoodi ma saingi ja siis ma julgesin juba niimoodi, et alguses naabrinaistele ütlesingi seda, et noh, praegu ma teen siin tasuta, on ju, aga kui te tahate veel saada, siis järgmine kord on 25 eurot. no mis oli nagu minu jaoks nagu mõtle, ma julgesin raha küsida, on ju, sest see on ju ülioluline ettevõtluse jaoks, see ei ole ju oluline, sa tööd teed, oluline on see, et sa ju tegelikult sissetulek tuleks, on ju. ja siis oligi see, et ma siis tegin mingi kuu aega, ma tegin siis nagu sooduspakkumine 25 eurot, siis ma julgesin juba 20 või 35 küsida, onju. ja aga mul oli, endal oli eesmärk pandud, et ma soovin saada ikkagi selle protseduuri või selle seansi eest 50 eurot. see oli nagu see, et kuhu ma tahtsin jõuda, onju. aga see oli ka iga kord, kui sa nagu tõstsid mingi 5 eurot või niimoodi, siis oli sihuke, et ma ei tea, kas nad üldse enam tulevad, onju. noh, aga kuidas oli, kas need kliendid jäid su juurde, kui sa jah, käid ja jäid. tõstsid? ja jäid, aga mis on jah, et põhimõtteliselt ikkagist jäid, on ju. siis igasuguseid huvitavaid taipamisi ikkagist seal vahepeal tuli ka, on ju, et kuidas nagu inimestele, no mitte, noh, oluline näiteks on ka vaimsel arenguteel on ju selline asi, eks ole, või mõtle just tervendaja teel, mitte arenguteel, vaid tervendaja teel on see, et sa ei tohi klienti enda külge nagu selles mõttes siduda, et sa ei suuda nagu teha, kuidas ma siis ütlen, et kliendil peab jääma ikkagist vaba tahe, on ju, eks ju, et kas ta tahab tulla või mitte, on ju. ehk et sa ei tohi teda manipuleerida iseenda juurde tulema, ehk et ütleme energeetiliselt enda külge siduda, sa ei tohi seda, eks ole, sest siis tegelikult ma teen hea asemel ju halba, on ju. ja siis oligi see, et siis me nagu sain aru näiteks sellist asja, et näiteks massaažis oligi see, et 8 korda oli see, kus ma nagu ütlesingi, et teeme nüüd niimoodi, et seanss 8 korda ja siis umbes võid mõne kuu pärast tagasi tulla, kui soovid, eks ju. aga iga kord ma noh, mul ongi minu seansid nagu on, kuidas ma siis ütlen, et algusest peale olnud sellised, et muidu kui sa lähed massaaži, on ju, sa lihtsalt lõõgastud ja sul on sihuke mõnus on ju olla. ma tean, et üks meesterahvas tuli ja ütles, et noh, ta ise oli ka massöör. ja siis ütleb niimoodi, isa, mõtlesin, ma saan nüüd lõpuks keegi nagu tegeleb minuga ja ma saan nii mõnusalt lõõgastuda ja magada võib-olla üle pika aja. ja siis kui ma nagu rääkisin talle kõik, mis ta keha nagu siis rääkis. ja siis ta ütles niimoodi, täitsa lõpp, mul on nii hea olla, aga ma ei ole sellist massaaži ennem nagu näinud, on ju, et kus kogu aeg räägitakse ja muudkui räägib, mida teha ja kõik, noh, ühesõnaga massaaži käigus ma õpetan ja teen kõiki siukseid asju ka, nii et vot, siukene huvitav, et ja ühesõnaga ja siis on köhi-köhi. et jaa. jah, no loomulikult ja siis ütleme selles suhtes, et no ma võin näiteks seda ka rääkida, kuidas ma tegelikult jõudsin selle juurde, mida ma praegu näiteks teen, ma praegu teen ju keha ja meeletervendust, eks ju. mis on siis see, et kus on siis nagu siis massaaž koos energeetilise tervendusega. see oli selline huvitav lugu, et üks klient Hispaanias elab, on ju, ja suviti on tavaliselt Eestis. ja siis ta tuleb, on ju, minu juurde ja ütleb niimoodi, kuule, Heidi, ma tulen Hiiumaalt sinu juurde 1,5 tunniks. ma sõidan 1,5 tundi, et 1,5 tundi sinu juures olla, siis 1,5 tundi tagasi. kuule, kas sul midagi nagu paremat või noh, midagi nagu laiemat pakkuda ei ole? noh, ja siis oligi see, et siis ma ütlesin, tead, mul üks asi on, et aga ma ei ole julenud seda kellelegi pakkuda ja seda teha, on ju. ja siis ja siis oligi, ütlesin, et ta ütleb, et okei, teeme ära, vahet ei ole, palju sa raha küsid, teeme ära selle asja. ja siis oligi, siis niimoodi saigi nagu algus, et ma nägin nagu nii huvitavalt, et ma nägin ta mingeid eelmisi elusid ja ma ei tea mida, noh, iseenda jaoks oli ka nagu nii põnev on ju sihuke. ja siis ma niimoodi jäingi nagu seda tegema. ja noh, see läheb tegelikult järjest huvitavamaks mu enda jaoks on ju, ilmselt võib-olla ka klientide jaoks on ju. aga jah, sind vot. praegu juba kuulata on väga huvitav.
kuule, aga ma tahtsin ühte asja veel küsida. nii, küsi, sellist küsi. asja nagu äh, energiavampiirlus jah, või selline. nii. kas sina oled tundnud, tajunud või kuidas seda ära tunda, kuidas selle vastu nagu, mida teha? tead, see on jälle see, et kus sa kolli näed, seal koll tuleb, on ju. okei. energiavampiirlus on tegelikult selline asi minu mõistes, nii nagu mina seda asja näen. et see, et inimene tahtlikult midagi teeb, on tegelikult väga väike võimalus. kui inimene on haige, kui inimene on no tõesti nagu selles suhtes nagu rasked haigused on ju, või ta on nagu täiesti energiast tühi tänu oma mingitele noh, valedele valikutele elus, eks ole, ehk et ta on hädas. kui inimene on hädas, siis on see, kui sa satud inimesega kokku, kes on tasakaalukam, eks ju, kes on tegelikult, kellel on rohkem energiat, siis me automaatselt energiat, sa isegi ei pea küsima seda, vaid automaatselt energiat nagu noh, ta lihtsalt nagu lähebki teise inimese külge ja ta hakkabki sealt nagu võtma neid energiat. ja on küll selles suhtes, et tahtlikud vampiirlust on nagu, ütleme, need ongi pigem sellised inimesed nagu, kes teavad, kuidas energiat liiguvad. aga näiteks ma sa tean. tunned selle ära, kui sinu lähedasse tuleb selline inimene? Jaa, aga mina ei energia. anna talle enam seda energia, vaata, see ongi nüüd seesamane, miks see enesearengu tee nii oluline on. kui sina oled tasakaalus, siis mitte keegi ega mitte miski ei saa sind tasakaalust välja viia, ei füüsiliselt, energeetiliselt, emotsionaalselt, mitte kuidagi ei saa sind tasakaalust välja viia. ja see ongi see, et minu, noh, ma saangi olla tervendaja, on ju, sellepärast, et minu juurde ju tulevadki katkised inimesed, on ju. ma pean, aga see ongi see, et ma vahepeal, kui ma alguses olin ja see on, ma ütlen, see on väga selline, kuidas ütelda, intensiivne arengutee ka minu jaoks on ju olnud. selles suhtes, et ma olin väga ülbe iseenda suhtes. mõtlesin, oo, mitte midagi, et mitte keegi ei saa mind nagu mõjutada või, eks ju. et ma tundsin, et ma olingi oma keskmes, on ju. mingi hetk on see, eks ole, käsi valus, selg valus ja siis ühel hetkel sa saad aru, okei, ma ei puhasta ennast piisavalt. ma ju tegelikult pean ennast puhastama, ehk et ma muutusin iseenda suhtes, iseenda keha suhtes juba noh, ülbeks, on ju. ma ei teinud seda, sest ma arvasin, et ma olen nagu, ma ei tea, kus iganes, on ju, noh, et on midagi mul külge ei hakka, hakkab küll. selles suhtes on, et energiat liiguvad omasoodu ja hakkavad energiat külge. ja põhiline ongi see, et me peame oskama ennast puhastada, me peame oskama, saama aru, me tavaliselt saame aru, et midagi on nihu, eks ju, aga me ei oska jälle õigesse kohta ennast viia, on ju, noh. kas sa mõtled siin mõtteid või? ma mõtlen mõtteid, mõtted on need asjad, eks ole, siis on see, et ta on tegelikult ka sellised hästi lihtsad puhastusrituaalid, no näiteks ühe asja, mis ma võin kohe ütelda, mis on nagu nii kerge, mida tegelikult võivad iga inimene teha nagu kogu aeg, on see, sa võtad enda noa, vahet ei ole, kas see on plastmassnuga või sa võtad suure pussnoa, on ju, või võtad kööginoa, vahet ei ole, pärast lihtsalt pese puhtaks, on ju, või plastmassnuga lihtsalt teed pese ikka puhtaks ja siis viska minema. põhimõte on selles, et võtad selle noa ja teed taotluse. ma lõikan läbi kõik minu jaoks negatiivsed energeetilised sidemed, eks ju, või sellised energeetilised sidemed, mis takistavad mul saamas kontakti minu enda algolemusega, eks ju. no ühesõnaga kõik sellised sidemed, eks ju, näiteks sidemed, mis on loodud hirmu baasil, eks ju, mille mis ongi sellepärast loodud. noh, et nagu see, et me teeme nagu sidemeid, eks ole, loome, me kardame midagi, on ju, ja siis tead nagu sellised noh, teeme see, ütleme, mõtleme endale mingisuguseid lugusid on ju välja, aga need igasugused lood, need on ka tegelikult sidemed, on ju, nii. ja siis on see, et sa võtad seesama noa ja lõikad nagu pealagi ja jalad allad on väga nagu olulised. sa mitte ei tee mitte vastu nahka, vaid sa nagu äh, tõmbad nagu läbi selle noh, pea, eks ju, ja siis niimoodi tõmbad siit noh, nagu külje pealt, jalad, selg on ju, lihtsalt tõmbad nagu läbi, alustad taotlusega ja lõpetad sellega, et sa tõmbad nagu jalad allade alt ka läbi. et see on nagu ülioluline, pea alalt ja jalad allad. ja see on see, kus sa tegelikult, mida me võiksime tegelikult teha iga õhtul enne magamaminekut. sellepärast, et enne magama minekut on see aeg, kus vaata, meie ego läheb magama, aga meie alateadvus ei lähe magama, eks. see tähendabki seda, et kui sina tahad endale ilusat elu luua, siis seda tuleb teha õhtul enne magamaminekut.
need, mis öeldakse, et hommikul võid teha asju, on ju, võtame kasvõi samane, mida ma siin rääkisin ka, see tänulikkuse kirjutamine, üleskirjutamine, seda tuleb teha enne magaminekut, sellepärast et kui sa teed seda enne magaminekut, siis see tähendab seda, et sa mõtled ju tänase päeva ilusti läbi ja sa otsustad anda energiat nendel tänasel päeval juhtunud positiivsetele asjadele, ükskõik mis negatiivset seal juhtus, on ju. sa annad ju mina midagi. just mõtlesin, et kui mina hommikul teen, et siis see annab mulle päevaks nii hea energia nagu. jah, aga see ongi see, et hommikul sa võid teha, Ahah, õhtul sa pead tegema. okei. Selles suhtes on, tähendab, loomulikult me ei pea tegelikult mitte midagi, eks ju, aga kui sa tahad saada võimalikult suurt kasu sellest, mida sa teed, siis õhtul on see aeg, kus meie ego läheb magama ja ego on see, kes kardab muutusi, on ju. see ongi see, et näiteks ego kardab hirmu, eks. Ego kardab seda, eks ole, et vaata, kuidas teised vaatavad mind, on ju. Ego kardab, ütleb niimoodi, et ego, tähendab, ego tunneb häbi, ego tunneb süütunnet, on ju. Need on kõik ego tunded, see ei ole sina, see ei ole sinu hing, on ju. Ja mõtlen, kui nüüd seesamane see, kuidas ma siis ütlen, see tropp eest ära läheb, on ju, noh, siis on ju palju kergem oma elu luua, ehk et noh, enne magama minekut, on ju. Et jah, ütleme niimoodi, see lihtsalt nagu selguse huvides on see, et me tegelikult, meil on olemas hing ja meil on olemas ego, eks ole, nii. Miks, aga mõlemad on ülivajalikud ja ego peab olema, sest ego aitab meil ellu jääda. kui sa lähed 9-kordse maja katusele või puu otsa, mida iganes, eks ole, kõrge puu otsa. Ego või see hing vaatab, issand, missugune avarus, ma nüüd lendan, on ju, nii, sa ajad oma käed laiali, on ju, ja siis tuled sealt alla, eks ju. mille peale ego ütleb, kuule, lendama lähed, keha ei jää ellu, on ju, keha sureb ära, sa võid edasi lennata, kui sa tahad, aga kui sa tahad seda keha saada, siis kahju küll, praegu sa siit niimoodi lennata ei tohi. noh, ja vot see on see, mida ego teeb, eks ju. aga kuna ego on niisugune tegelane, on ju, kes tahab teilt võimust võtta, on ju, sest talle ei meeldi olla, no ta tegelikult ei olegi, kuidas ma siis ütlen, ei ole ebaolulisem kui hing, on ju. mõlemad on üliolulised, aga ego tegelikult, kuidas ma siis ütlen, temale meeldib ujuda selles, mida ta teab, mida ta on enda ümber nagu loonud, eks ju. ma vahel ütlen niimoodi, ma nüüd kasutan võib-olla ebatsensuurset väljendust, aga ma ei tea, kas tohib või et isegi kui elu on sitt, on ju, siis ego ütleb, et aga see on vähemalt see, kust ma olen õppinud ujuma. ja ma tean, on ju, kuidas selle sita sees hakkama saada, on ju. ehk et ta kardab muutusi, ükskõik milliseid muutusi me kardame. ja see on täiesti nagu sihuke alateadlik hirm, me kardame muutusi, on ju. ja see on tegelikult ego, kes ütleb niimoodi, ära jumala eest tee seda, äkki läheb hullemaks, aga ta mitte kunagi ego nagu ei mõtle selle peale, aga äkki läheb paremaks. ja vot see on niisugune huvitav tegelane, see ego meil. ja siis on see, et võid kindel olla, ego ei kao mitte kunagi mitte kuskile, ego lihtsalt transformeerub ja väga targaks. nii et selles suhtes, et ja seda nimetatakse juba vaimseks egoks ja see on nagu, oi jumal, vot see on tegelane nii et jah, aga ühesõnaga elu on väga põnev. Ja kuule, nii aga räägi, milline on sinu tüüpiline siis tööpäev? Minu tüüpiline tööpäev on selline, et kuna eraettevõtja saab olla siiski kuidas siis ütelda, tead, ma ei räägi praegusest tööpäevast, ma räägin nii, nagu mul on, kuidas ma olen jõudnud sinnani, mida ma praegu, kuidas praegu välja näeb, eks, nii. Ja. et eraettevõtjana on nagu ülisuur võimalus saada töönarkomaaniks reaalselt. sest see on see, et me ütleme, et oo, ma olen 24/7 omaenda peremees. aga see tähendab ka seda, et sa tegelikult eraettevõtjana oled 24/7 tööl. ja kui nüüd, eks ole, seesamane nüüd, mida me siis nüüd õega koos, eks ole, tegime see kasside-koerte, see firma on ju. ja seal ma reaalselt põlesingi läbi, ma niimoodi põlesin läbi, et ma ei suutnud pärast seda nagu pool aastat isegi arvutit lahti teha. see oli see, kus ma õppisin telefoni kasutama, sest ma alguses telefon oli mul ainult helistamiseks, on ju. aga reaalselt, et ma isegi ei suutnud isegi meile vaadata, et ma tegingi poole aasta jooksul tegin arvuti lahti ainult selle jaoks, et arveid maksta, sest seda ma ei olnud ära õppinud, kuidas pangast arve, nagu telefoni kaudu pangast arveid maksta. nii
ja see oli nagu, aga see ongi see, et ma olingi seda, et kuidas ma nagu läksin sinna sisse, sihuke vaikselt, eks ole, sa lähed nagu sinna vaikselt sisse. Alati see ja vaata, kui sul on selline noh, tubli tüdruku sündroom on ju, me kõik tahame olla tublid, eks ole, keegi ju kiidab sind, on ju, ahahaa, nii tore on ju, mõtle, kus ta ütles mulle, sa oled nii tubli on ju, sa tunned, kuidas sa nagu, näed, sa oled nii tubli. Ja siis oli see, et ma läksin magama umbes kella 2 öösel, on ju, ma töötasin sinnamaani. Tegin mingi, ma ei mäleta isegi, mida ma seal tegin, ühesõnaga kella 2-ni ma töötasin õhtul. Siis umbes mingisugune, isegi vahel oli mingi kella 6 üleval juba, alustasin otsast peale, eks ole. Ja siis müüjad, eks ole, noh, nad ju nägid, mis kell meilid tulid, mis ma neile saatsin sinna poodidesse, on ju. ei no Heidi, kas sa üldse magad ka või? Ja siis mul oli niimoodi, oi no jah, ei noh, et umbes, et magan küll, ma saan kõik ilusti välja magada. Vaata siukene see oma see ego nagu hakkas rääkima, aga tal oli nii hea meel, et vaata nüüd, et näed, ma nagu ei maga, see nagu oleks midagi ilusat ja head, vaata, et sa ei maga, onju. ehk et sa ei sea iseennast ja oma vajaduse esikohale. töönarkom üldse nagu kõik sõltuvused on ju seotud sellega, et sa ei sea iseennast oma vajaduse esikohale. see on nagu ülioluline tegelikult jääda iseendaga selles mõttes kontakti, et sa tead, et sina oled iseenda jaoks elus kõige tähtsam inimene, mitte keegi teine ei tohi olla sinust tähtsam. sellepärast, et kui sul on hea olla, siis teistel sinu ümber on hea olla. Kui sinul on hea olla, kui sina armastad iseennast sellisena, nagu sa oled, siis tegelikult oled sa võimeline jagama armastust ja siis oled sa võimeline ka vastu võtma armastust. muidu on nii keeruline seda tegelikult nagu teha, eks ole, ja töönarkomaania tegelikult näitabki seda, eks ole, ja kuna mu peresituatsioon oli nagu ta oli mul sellel hetkel on ju, et oligi, mul oli see eneseväljendus oli tegelikult töö kaudu on ju, noh, ma tundsin ennast seal vajalikuna, ma tundsin kõik selline noh, ütleme niimoodi tõesti, et ma tundsin seda, no ma olin nagu abielus tööga, olgem siis ausad, onju. noh, mis siis, et mees istus kõrval diivanil ja nii edasi, onju, et aga no vot, sa oled nagu abielus tööga, eks ju. Ja siis ja loomulikult ma seda ju absoluutselt ei, ei tunnistanud endale, eks. Ja siis ma sain jah, ma ei mäletagi, kuidagi niimoodi oli, aga ma mäletangi seda, et ühel hetkel ma lihtsalt ütlesin, et nüüd aitab. ma lihtsalt võtsin, ütlesin kõigile, ütlesin perele, ma lähen minema, ütlesin tööl, ma lähen minema. ma võtan 5 päeva arvutivaba, nutivaba, suhtlusvaba päeva. võtsin lihtsalt, arvuti jätsin koju. Telefoni küll võtsin kaasa ja siis läksin Kubia spaasse 5 päevaks üksinda. lihtsalt, et lihtsalt saab nagu välja tulla. Ja see oligi see, et pärast seda ma nagu sain nagu noh, parema kontakti nagu iseendaga, ma sain nagu, seal oligi, ma võtsin oma need vaimse või noh, mis vaimsed eneseabiraamatud kaasa. nii et jah, sul ikka täiega läheb ja no vot, üles on mul suht pikalt nagu olnud, aga mul pole ühelgi podcastil tulnud nagu niimoodi. ma räägin, ma tõmban energiat liikuma kahju, sorry ja, aga no põhimõte oli selles, et sealt tegelikult ma hakkasin aru saama seda, et tegelikult tulebki hakata iseennast esikohale seadma. Ja nüüd tänaseks olen ma jõudnud niimoodi, loomulikult ma suutsin ka selle tööga, mida ma praegu teen, suutsin ma niimoodi, et kui ma tegin ainult massaaži, on ju, siis ma panin endale, et no 4 massaaži päevas, on ju. no ja siis ikka loomulikult, siis ma olin jälle hea inimene, võtsin 5. ka, on ju, ja siis juba, ma võin teha, kui on 1 päev või no maksimaalselt 2 päeva nädalas 5 inimest. no ja siis lõpuks oligi see, et ma jälle töötasin üle ja vot see oligi see, et keha nagu andis järgi, on ju. Ja siis lõpuks on see, et mingi hetk ma sain aru, nüüd on mul hästi pikad nagu siuksed, üks inimene on 3 tundi praktiliselt, noh, 2,5 kuni 3 tundi, eks ole, on mul seanss. Ja ma teengi maksimaalselt 1 kuni 2 seanssi päevas. Ja see on sa nagu teed nagu virtuaalseid seansse ka ei, ma või? ei tee, tähendab, põhimõtteliselt on see, et minu jaoks on see, noh, arvutimaailm ei ole minu jaoks nagu reaalne maailm. näiteks on ka selline asi, mida ma näiteks, mida ma alati eelistan, näiteks on ka sularaha. Ahah, sellepärast, et sularahal on energia arvutil ja sellel numbril, mis iganes pangakonto, sellel numbril ei ole mitte mingit energiat, vähemalt minu jaoks, eks ju. ja selles suhtes ongi, et
et see noh, eks iga inimene loomulikult peab ise nagu endale selgeks tegema, mida tema nagu tahab, aga ütleme näiteks, et kui ma näiteks vahel, eks aitan ka noh, inimestel nagu seda küllust nagu luua, eks ole, räägin, eks ole, mis selle taga on ju, kuidas, kuidas teatud mõtted, kuidas mida mõjutavad, on ju, siis ma alati nagu üks asi ongi see, et minu jaoks raha on siiski nagu sularaha. Et see, mis on pangakontol, see on kontonumber või no kui konto peal ja siis selles suhtes on, et ma nagu, jah, ma tean, et selles suhtes ilmselt nagu ametnikele ja kellelegi ei meeldi see jutt, on ju, aga põhimõte on selles, et ma siiski tavaliselt eelistan sularaha. Et ja loomulikult, kui mul on vaja, siis ma lähen panen panka selle ja nii edasi, et no ma ei ole panga vastu midagi, on ju. aga põhimõte on selles, et see, kui inimeste vahel vaata nagu toimub see noh, tasakaalupanus, ma näiteks ei ütle ka seda, et minu teenus maksab nii palju, vaid ma tegelikult mulle meeldivad tasakaalupanused, vaata, on ju. selles suhtes, et just ongi see, et mina annan nagu teatud energiat, mina nagu aitan sul teha mingeid asju ja sina oled nõus siis selle eest nii palju siis tasuma, on ju. noh, ja seal on küll jah fikseeritud, tähendab, selles mõttes on fikseeritud summa küll, et mida ma nagu soovin saada ja seda ma tegelikult ka inimesele tegelikult ütlen, on ju, aga mitte keegi ei ole jäänud abita sellepärast, et tal lihtsalt ei ole võib-olla teatud summat, on ju. et see on nagu see oluline, ja noh, ma võin ütelda ka seda, et see on nii, ma saan ka sellest aru, kui ma olen nagu, kui ma ei ole piisavalt, kuidas siis ütelda, heatahtlik olnud või nagu selles mõttes, et kui ma näiteks olen nagu kasvõi energeetiliselt kuskile võlgu jäänud, on ju, siis kohe mul tuleb kas auto mingi parkimistrahv, on ju, ületama kiirust, mul võetakse alati raha ära, vaata, kohe. nagu selles suhtes ma saan aru, okei, Heidi, vaata üle, mida sa jälle oled teinud, vaata, et sa ei ole nagu tasakaalus, eks ja siis ma vaatangi nagu üle ja siis vahel ongi see, et vahel on selline, no mul on see üks Facebooki grupp on ju, et kus ma natukene noh, jagan mingeid selliseid natuke see heategevusgrupp on ju. ja siis ma vahel olen sinna pannud, et kes soovid nagu tasuta seda nagu seanssi või mingit sellist asja või siis mis iganes naabrinaised või kes iganes on ju. et noh, leiad nagu selle variandi, kuidas nagu need asjad nagu tasakaalu viia energeetiliselt jah, ja see küsimus, mida sa kunagi küsisid mu käest, on ju, kus ma alustasin jälle, ma ei tea, kust otsast, on ju, oli see, et kuidas ma siis tänapäeval või no praegune tööpäev välja näeb, on ju, siis ongi see, et tegelikult ma tõusen hommikul ülesse. ma tegelikult lähen alguses koeraga jalutama nagu hommikusöök, eks sa lähed koeraga jalutama, mulle meeldib alati teha hommikul ära need asjad, mis on minu enda jaoks. kui mul on vaja mediteerida, siis ma teen seda, mina tavaliselt teengi seda metsas, eks ole, sellepärast ongi, ütlen, et Solar on mu koera nimi. Solar, lähme. ja siis on see, et ma kõndides teen meditatsioone, on ju, siis ma vahepeal istun, mul on teatud puud, kus ma istun või mõned kivid on ju, kus ma istun, eks ju, teen oma asju ja siis ma tulen tagasi, tavaliselt ma alustangi tööpäeva kuskil niimoodi, noh, 11, 12, 1 kuskil niimoodi. ja siis sealt siis tulebki, kas siis üks-kaks klienti on ju, noh, siis paned kuskil 6 tundi on umbes tööpäev ja siis tuled õhtul koju. no vahel on ka niimoodi, et ma alustan kella 2 on ju ja lõpetan kell 8-9 õhtul. nii et selles suhtes, et ma ikkagist noh, proovin, et see tasakaal nagu oleks paigas. jah, ja ühel hetkel ma avastasin sellist asja, vaata et kuigi ma olen kõik enda jaoks nagu paika pannud, eks ju, et kuidas nagu iseennast hoida ja noh, mis põhiline on veel see, et ma proovin ka võtta neljapäevaseid töönädalaid. et selles suhtes, et oleks nagu võimalikult, aga no see on jälle sihuke koht on ju, et mis vahel läheb nagu lappama, aga noh, see selleks. aga mis ma tahtsin ütelda selle, et näed, lendu läks praegu. ma rääkisin neljapäevasest töönädalast. ühesõnaga, ilmselt polnud oluline. praegu läks lendu, võib-olla tuleb natukese, kuidas? aga ma küsiks su käest seda, et nii. missugused on need, kas on mingeid selliseid rituaale või mida sa igapäevaselt kindlasti teed, mida sa ei jäta tegemata? kui ma tõusen hommikul ülesse, siis ma patsutan oma keha läbi. reaalselt, võtadki niimoodi nagu selles suhtes sellise, noh, sellise nagu väikse kausikujuliselt ja lihtsalt patsutad niimoodi kogu keha läbi, sest see on see, mis tegelikult äratab su kehaliselt ülesse. see on see, mida ma kindlasti teen, on ju. siis ma kindlasti söön hommikusööki. see on nagu selline koht, et ma tean, tähendab, ma söön tegelikult kellaajaliselt.
nagu reaalselt ma söön hommikul ja siis on alati kahe kliendi vahepeal, eks ole, on mul see aeg, on ju, siis ma söön siis ja siis, kui ma koju jõuan õhtul, siis ma söön ka või siis lähen kuskile sööma, eks ole. niimoodi, et see on, mida ma kindlasti teen. Siis ja iga kord noh, mida ma nüüd praegu enam ei pea tegema nagu ütleme niimoodi ette, noh nagu igapäevaselt, aga ma teen seda nagu kogu aeg nagu alateadlikult juba. ja mida ma kunagi tegin tegelikult noh, nagu siis igapäevaselt ikkagist on see, et ma korraks vaatan iseenda sisse, kas ma olen endaga rahul. Nagu reaalselt vaatangi, noh, korraks nagu küsingi enda käest, eks ju, et või noh, tunnetan, et kas mul on mingi kurbus, on ju, või mul on nagu rõõm sees või mingid sellised asjad, et mis tunne mul endal nagu on täna. Et need on siuksed. Et mina ei ole jõudnud sinna, et ma nüüd oleksin tunde, istuksin, on ju, ja siis muusika mängib ja muudkui mediteerin. Ma ilmselt ei ole siukene inimene. Liiga aga ma küsiksin sellise asja veel, et jah, no, et sa küsid oma kehalt neid asju, et sa jah. oskad kuulata, aga kas sinu keha võib valetada ka sulle või noh, ta ei taha valetada, aga kas sa võid ise nagu saboteerida seda vastust või niimoodi, et sa ütled talle ette näiteks, kuidas ta. Tead, kui ma kindlasti ma olen seda teinud väga palju, aga tänaseks ma võin ütelda, et ma ei saa enam endale valetada. Sest üks asi, mis oli kunagi, ma mäletan, oli see üks selline, no ma olen teinud väga palju erinevaid selliseid rituaale, mida ma näiteks, noh, mulle meeldibki teha nagu lihtsaid asju, on ju, koos nagu teiste asjadega. näiteks, mida ma tegin vahepeal, oli see, et teatud küsimuste käigus, on ju, see nüüd ei ole minu välja mõeldud, on ju, aga ma ise nagu käisin koolitusel, eks ole, ja siis seal oligi see, et oli alati nagu 3 küsimust, eks, ja esimene kohe, mis sealt tuli, mingi vastus, on ju, üks sõna, eks, omadussõna, nii, ja ma hakkasin neid sõnu kordama nagu kogu aeg. Käisin jalutamas, kordasin ja kogu aeg oli üks sõna, ma mõtlesin, et ma olen nagu üks sõna oli ausus, on ju. ja ma mõtlesin, et issand, ma olen nii aus juba, ma enam ei saa aru, et miks mul kogu aeg see sõna nagu noh, mind käivitab, on ju. noh, ja siis ma sain aru, et ma tegelikult ei olnud lõplikult aus ikkagist. näiteks üks selline asi on ju see, et no ma olin kunagi sihuke noh, patoloogiline hilineja, ma ei saa midagi teha, noh sihukene no,, ma ei tea, kuidagi nagu kogu aeg on olemas nagu aeg, on ju, siis äkki seda aega enam pole, on ju. nii, ja siis ma jäängi hiljaks, on ju, no kuskil niimoodi 15 minutit või niimoodi. ütleme, jõuan alati 15 minuti sees. nii, aga ikkagist tendents on hiljaks jääda, on ju. ja siis mingi hetk oli see, et ma sain aru, et aga see ausus tähendab ka seda, on ju, et kui ma jään hiljaks, siis ma ei hakka mõtlema välja seda, kuidas keegi sul koperdas ees autoga, on ju, kuidas sul olid punased tuled igal pool, on ju, kuidas, no ma ei tea, mis iganes väljapoolt keegi muudkui takistas, on ju, nii. ja siis sain aru, et no tead, kui ikka mökutad, on ju, siis ütlegi sorry, jäin hiljaks ja kui ei taha põhjendada, siis tegelikult sa ei pea põhjendama, on ju. ja nüüd ma olengi nagu võtnud seda, et kui ma ei taha ütelda endale tuhka pähe raputada, et ise mökutasin, on ju, või siis tulin liiga hilja välja, on ju, siis ma lihtsalt ei põhjendagi. Sest ma tegelikult ei pea põhjendama, põhjendamine tähendab ka seda, et ma nagu tahan, et teised mind aktsepteeriksid. aga noh, tänaseks ma võin ütelda, et minul on täiesti ükskõik, kas mind aktsepteeritakse või mitte, on ju. mina aktsepteerin ennast ise sellisena, nagu mina olen, on ju, aga see on olnud muidugi väga pikk teekond, eks. ja ütleme, väga paljudel inimestel tegelikult, no ütleme, enamus inimestel ikkagist ongi see, need põhikohad, põhiõppetunnid, millega me siia tuleme, on ju, eesmärgid ongi see, et aktsepteerida ennast sellisena, nagu sa oled, ehk et siis sa suudad ka tegelikult kogu maailma aktsepteerida sellisena, nagu kõik, mis su ümber toimub, on ju, ja iseennast tingimusteta armastada. Need on nagu need siukene, ehk et nagu ma ütlesin, et ma aktsepteerin, väärtustan, armastan ennast täpselt sellisena, nagu ma olen. et see on see lause, mida ma tegelikult olen hästi palju korranud iseendale, eks. Siis seesamane aususe, eks ju, et mul oligi, ma ei mäleta neid teisi sõnu, ma ei mäleta ka seda aususe sõna, ma seda nagu mäletan, et see oli nagu 3 sõna, mida ma kogu aeg kordasin endale, vahel isegi niimoodi, et käisin jalutamas, on ju, siis no teate, et mingit mängu on, et üks jalg üks sõna, teine jalg teine sõna ja niimoodi, eks ole. ja üks asi, kui ma lähen jalutama, siis ma näiteks teen alati niimoodi, et teen taotluse, ma hästi palju nagu teen taotlusi. teen taotluse, et iga sammuga sisenen nüüd üha enesekindlamasse, väekamasse, suurema sisemise rahuga ja külluslikumasse minasse. noh,
ja tegelikult, kui sa oled nagu niimoodi, eks ole, ütled, siis see tähendab seda, et iga samm, mida ma astun, on ju, ja mida rohkem sa neid astud, on ju, seda rohkem tegelikult suuremasse tasakaalu sa ise lähed. Et selles ma ütlengi, et enesearengu tee ei pea olema üldse tegelikult keeruline. siin on väga kerged asjad, mida sa saad nagu pannagi igapäeva siuksesse väiksesse, noh, rutiini, eks ju. Ja loomulikult ei tasu ära unustada seda, kui mina praegu räägin, siis mina olen sellega tegelenud väga intensiivselt, noh, päris pikka aega, eks. et selles suhtes, et ma tegelikult alustasin terapeudina 2019 aastal, aga enne seda ma ju, ma arvan, et intensiivselt ma hakkasin tegelikult tegelema mingisugune 2013, 2014 oli see, kus ma alustasin. aga no siis ma ikkagist olin nagu jah, väga viletsas kohas, nii et jah. kas sul on igapäevaselt mingi nipp või mingi asi, mis teeb sinu elu lihtsamaks? võib-olla räägime ettevõtluses või niimoodi, kas sa võib-olla kasutad midagi, mingeid? nii kui me räägime, tähendab mida mina näiteks teen, et ei, kuna mina teen, vaata, kuidas ma siis ütlen, ma arvan seda, et inimene tegelikult on juba nagu ütleme, siis hingetasandil kokku leppinud selle, on ju, mida sa tegelikult siia tegema tuled, on ju, nii. ja kui sa nüüd teed seda tööd, mida sa nagu reaalselt nagu, mis sulle meeldib, eks ju, siis tegelikult see ongi kõige suurem õnnistus üldse, et sa nagu, sa saad teha seda tööd ja sa mõtled, sa saad nagu elada selle raha eest, eks ole, mida sa selle töö eest saad. ja see tähendabki seda, eks ole, et sa oled rahul iseendaga, on ju, ja kui sina oled rahul iseendaga, siis sul on ju seda, siis inimesed tulevad su juurde, sellepärast et see on ülitähtis, et sa elad seda elu, mida sa teistele räägid. On ju, vähemalt minu puhul, mina olen nagu asjast niimoodi aru saanud, on ju, et ma tegelikult reaalselt elan seda elu, mida ma teistele räägin, on ju. üks asi ja sellepärast on see, et ma kunagi nagu ei eralda ära endal nagu selle tööelu või see firmaelu ja iseenda elu, eks ju, sest jah, no ma ütlen niimoodi, et mul on nagu teadlikult praegu ühe mehe firma nõndanimitatult, on ju, sest ma tahangi olla iseenda peremees, mul on nagu, ütleme niimoodi, väga no ütleme nii, et siiber sai nendest töötajatest, on ju, keda sul vahepeal oli, ma ei tea, üle 20, eks. no ma mõtlen siis kui need poed ja värgid on ju olid. et ma lihtsalt tahangi iseenda eest nagu siis vastutada, on ju. ja sellepärast ongi see, et minu nagu tööelu ja eraelu on nagu hästi palju nagu põimitud, eks. ja mida ma tegelikult kasutan igal pool, on see, jälle üks taotlus, mida sa jälle võid teha, on, et kõik väljakutsed jõuavad minuni kergusega, on ju. ja kõik lahendused jõuavad minuni samamoodi kergusega. sest see on nagu ülioluline, sest mida meile meeldib tavaliselt inimestena teha? oi, sa ei mäleta, issand, saad aru, mis mul ikka juhtus, mul juhtus ikka selline jama, on ju. nii, ja siis sa räägid väga detailselt, kirjeldad, mis jama sul juhtus, eks ju. ja siis oled sa sõbrannaga koos ja siis ütleb, kuule, see pole veel midagi. ma räägin sulle, mis minuga juhtus ja siis ta laseb veel suurema nagu selles suhtes nagu veel hullemini, eks ole, mis tal juhtus ja siis tuleb kolmas on ju, kes räägib, aga vaata, mis mul juhtus. ehk et see on seesamane negatiivses energias elamine, on ju. sa kogu aeg annad nagu negatiivsusele energiat, kogu aeg sa annad nagu raskusele energiat. ja siis su elu ongi nagu raske ja igasuguseid väga tugevaid ja võimatuid väljakutseid täis, on ju. aga minu elu nagu selles suhtes, ma ei, väga paljud nagu küsivad, et aga kuidas sa saad selliseid asju kergusega võtta, nagu minu elus juhtuvad, on ju. noh, ütlen aga sellepärast, et mul on taotlus, nad jõuavadki minuni kergusega. ehk et kergus minu jaoks ei pruugi olla kergus sinu jaoks, eks ju. ehk et ongi see, mida inimene kõrvalt nagu vaatab, ei tähenda seda, et tema jaoks see võib-olla kerge on ju. noh, mina võtan seda kergusega, sest mul on taotlus, et asjad jõuavadki minuga kergusega ja ka lahendus jõuab minuni kergusega. ja tänu sellele mulle nagu meeldibki asju kergusega võtta, on ju. aga põhiline jah, just see, et ära mine kunagi sellesse, et sa hakkad andma energiat negatiivsele poolele. no minu põhimõte on üks näiteks selline, et meil on asja olemus, eks ole, meil on üks asi,
eks, kas see on olukord, see on inimene, no mis iganes, no ühesõnaga, sul on mingisugune asi, eks. ja igal asjal, kuna me elame duaalses maailmas, meil on alati olemas positiivne ja negatiivne pool, on ju, siis igal asjal, igal inimesel, igal sündmusel, no igal asjal, mis juhtub, igal asjal on olemas alati negatiivne ja positiivne pool. mina olen jõudnud sinnani, et mina saan aru, mis on negatiivne pool, aga ma valin alati anda energiat positiivsele poolele. ehk et see ei ole see, et ma ei palu mitte kellelgi, noh, seda, et tead, et oo, et tead, et ainult love and light on ju ja kõik on nii ilus ja nii helge on ju. see ei ole see, mida ma nagu õpetan ka inimestele, vaid põhimõte on ikkagi selles, sa pead aru saama, et on olemas, mis on see negatiivne pool. aga ma ei vali sellele anda energiat, miks ma peaksin andma negatiivsele poolele energiat. ma annan ikkagist energiat positiivsele, sellele, isegi kui ma saan aru, et see on võib-olla üdini negatiivne asi, aga ma valin anda positiivsusele nagu energiat ikkagi, sest igal asjal on olemas mingi positiivne pool. noh, ma mäletan, kunagi mul oli reumatoidartriit, eks ju. nii, loomulikult kõik liigesed valutasid, keha valutas, on ju, nii. ja kui ma siis nagu mõtlesingi, et kuidas see nüüd positiivseks siis keerata, on ju, noh. ja see ongi, et ja kuna vaata see üks variant on ju see, et kui sa nagu lood, on ju, läbi tänulikkuse saad ju luua, siis kui ma tundsin neid valusid kehas, on ju, siis ma ei saa nagu noh, tänulik olla selles, et mul täna keha ei valutanud, on ju. sellepärast, et seal on ju eitus sees, eks. nii. ja küll ma siis mõtlesin, no kuidas ma siis saaksin nagu niimoodi, et ikkagist nagu noh, et mu keha nagu siis ikkagist ei valuta, ma olen tänulik selle eest juba ette, kuigi ta see samal ajal ikkagist nagu liigesed valutasid ja olid kanged ja võtsin rohtusid ja nii edasi. ja siis ühel hetkel tekkis, on ju see, et aga miks ma lihtsalt ei ütle, et ma olen kogu südamest tänulik sellest, et ma olen terve. väga lihtne, on ju. aga me ei tule lihtsalt asjade peale, kui me oleme oma negatiivsuses kinni. ja siis ongi see, et iga kord, kui ma tahtsin, nagu ei leidnud seda kohe sellist, noh, ma mõtlen kehaliste asjadega seoses, ei leidnud kohe seda kohta, kuidas seda asja nagu positiivseks keerata, on ju, siis ma lihtsalt paningi selle taotluse, et ma olen kogu südamest tänulik, et ma olen terve. ja niimoodi on. ja ma saan aru, et sa oled ka tänasel päeval, sa oled sellest jagu saanud, jah? ja reumatoidartriidist ja seda mul enam ei ole, sellega oli ka väga sihuke huvitav, et ma võtsin nagu 12 aastat võtsin rohtusid, siis jõudis minuni teadmine, eks ole, et see on negatiivse ellusuhtumise ja siis nagu negatiivse mõtteviisi nagu kritiseerimise haigus, on ju. ja siis hakkasin nagu muutma iseennast nagu mõttemeelt positiivseks, aga see, noh, see ei ole väga kerge teema, on ju, see tähendab ka seda, et ma lahkusin näiteks vahepeal noh, teatud seltskondadest, on ju, sest ma ei saanud, sest nad niimoodi nagu noh, niimoodi nagu see negatiivsus, ma tundsin, kuidas see haaras mind kaasa. ja siis ma lihtsalt pidin nagu lahkuma sellel hetkel, sest ma tundsin, et noh, sa ei ole nii tugev, et sellele nagu noh, vastu saada, eks ole. ja siis, aga see ongi see, et ma valisin iseennast, vaata järjest rohkem hakkasin valima iseennast, on ju. aga ma sain sellest ikkagist ja lahti ja siis ja nende rohtudega oli ka väga huvitav niimoodi, et need ma unustasin lihtsalt ära, mul tegelikult võttis see enda meele muutmine võttis aega 2 aastat. nii et jah, et see ei ole nüüd selles suhtes, aga ma võin ütelda seda, see oli sellel ajal, kui energiad ei olnud nii kiired nagu praegu. ilmselt praegu need asjad toimivad palju kiiremini. aga ja minul võttis see 2 aastat ja siis ühel hetkel ma avastasin, et oi, aga ma ei ole võtnud juba, ma ei mäleta, kas see oli mingi nädal aega, pole vist rohtusid võtnud. ja tead, kujutad siis ette, on ju, seesama, see oli kell 7 õhtul, ma mäletan. mõtlesin, aga kus mu õhtused rohud on? nii, mõtlesin, et oi, aga ma ei ole ju võtnud neid, issand, nagu nädal aega pole võtnud. ma panin autole hääled sisse, tõmbasin kohe sinna apteeki, onju. ostsin kõik retseptid välja, mis mul olid, onju, siis ma avastasin, mul ei ole mitte midagi enam kodus. ja õnneks oli see apteek 7 kilomeetri kaugusel, onju. ja siis, kui ma tagasi jõudsin, eks ju. ja siis sellel ajal ma suutsin nagu mõelda, et no kuule, mis sa nüüd siis tegid. sa nagu nädal aega pole võtnud rohtusid ja sul ei ole mitte midagi viga, onju. et keha on nagu palju parem, eks ole. et aga nüüd teeme kokkuleppe, iseendaga tegin kokkuleppe. panin need rõhud täpselt sinna, kus nad mul tavaliselt on ju olid. ja andsin endale lubaduse, et iga kord, tähendab, kui ma hakkan tundma jälle sümptomeid, siis ma hakkan võtma rohtusid, on ju. no 2 aasta pärast sealt edasi viskasime rohud ära.
sest siis oli ma selgeks saanud, et mul neid enam vaja ei ole. ja mis on põhiline, on see, et see ei toimunud ainult nagu minu meeles, vaid see tegelikult, kuidas keha tegelikult läks algsesse seisundisse tagasi, sest see reumatoloog, kelle juures ma käisin, tema ütles, et ta ei saa aru, mis toimub, aga sul enam ei ole neid reuma näitajaid. et noh, need, mida nad sealt võtavad, on ju. ja ma ütlesin, no väga tore, siis ma olen ju tervenenud, on ju. aga kuna lääne meditsiin ei näe ette seda, et sa võiksid sellises haiguses terveneda, siis olen ma ikka endiselt reumatoidartriidi haige. aga mul on täiesti ükskõik, mis seal paberites kirjas on, ütlen ausalt. Mm. nii et jah, et see just on see, et mida ma tahtsin ka seda ütelda, et vaata, et kui sa ütled enda, vaata, et noh, näidatagi seda, et kuidas hirm, vaata, tuleb sul ülesse ja sa hakkad lähtuvalt hirmust tegutsema, eks ju, ja see vahet ei ole, mina küll läksin nüüd rohtude järgi, aga sama asi on näiteks ka, näiteks on see, et keegi ütleb sulle, eks ole, et maksuamet saadab sulle, et palun 24 tunni pärast ma tulen sind kontrollima, on ju. noh, ettevõtlusega seotud, on ju. noh, siis see tähendabki seda, on ju, sa kõigepealt mõtled läbi rahulikult, on ju, et kas sul on nagu mingi selliseid huvitavaid kohti seal, eks ole, ettevõtluses, mida sa võib-olla ei soovi alati kõikidele näidata, eks. ja sul tegelikult on olemas kõik see 24 tundi, kus sa saad asjad teha täpselt söödavaks selle jaoks, kes sind tuleb vaatama. nii et issand, sinuga on nii põnev vestelda siin, aga räägime sellest, et kus sind nagu üles leida saab või ja sul no pidi ja, midagi tulema ju, midagi huvitavat ja ja no mind on võimalik ikkagist jah, ma küll olen siin mööda Eestit ka noh, endistel aegadel ringi sõitnud, aga praegu hetkel ma siiski ma praegu töötan Tallinnas Kristiine linnaosas, sealt noh, natukene kesklinnast eemal, aga see on ikkagist kesklinna juures. nii et siin on väga hea siis nii bussiühendus kui siis noh, on kerge sinna ka autoga sõita. ja et siis seal on niisugune väikene teraapiaruum ja siis vahel ma teen siis ka grupiüritusi, eks ju. ja just nüüd ma mõtlengi seda, et kas jaanuaris tuleb mul üks selline transformatsioon külluse energiasse. see on siis niisugune meditatsioonide ja siis meditatsioonide õlidega seotud või noh, nende kaudu nagu siis selline rännaku moodi üritus. aga mis siis, kuhu universum mind kogu aeg suunab, on see, et ma nüüd olen jõudnud siia kohta, kuhu ma olen jõudnud, on ju. ja ilmselt minu ülesanne enam ei ole väga palju nagu üks-ühele neid teraapiaid teha, et see tegelikult jääb, et ma saan sellest aru, et see jääb, aga see ikkagist jääb nagu selliseks, no ütleme siis pigem eksklusiivsemaks variandiks, on ju. aga mis on see, et kuidas ma aitan inimestel nagu iseenda selle sisemise tarkuseni jõuda, eks ju. kuidas ma siis aitan iseennast, noh, inimesi nagu enesearengu teel, kes soovivad nagu vaadata iseenda sisse paremini, siis ma alustan juba teist korda sellist mentorprogrammi, mis on tegelikult 10-kuuline programm ehk et see on nagu 10 kuud järjest. ma olen nagu sul siis sinul ainult kas siis telefonikõne kaugusel või Messengeri sõnumi kaugusel, on ju. et ma vastan alati esimesel võimalusel, kui sul mingi probleem on. samas selle aja jooksul tegelikult 10 kuu jooksul toimub siis ka 6 sellist nädalavahetuse seminari, kus me oleme siis nagu koos ühes kohas, eks ju. et see on laupäeva hommikust kella 8-st pühapäeva õhtu kella 4-ni ja siis ma seal õpetangi erinevaid siukseid vaimseid praktikaid, noh, just sellised, millega sa saad ise, noh, eneseabipraktikaid, eks ju, millega sa saad ise ennast aidata. loomulikult seal siis annan siis ülevaate kõigest sellest, kuidas siis universum toimib, on ju, kõik need universumi seadused, tšakrasüsteemid, Hiina meditsiini põhimõtted, noh, koputusteraapia, energiavahendused, kuidas käivad ja nii edasi, et kõik see, mis alateadvusest meil toimub, ma mõtlen praegu, mis nagu meelde tuleb, sisemine perekond, sisemine laps, sisemine mees, sisemine naine. et jah, et see tegelikult sobib kõikidele sellistele inimestele, kes tahavad nagu sügavamalt iseenda sisse vaadata, aga ka nendele, kes tegelikult tahavad või tunnevad kutset, et ta tahaks nagu saada, noh, tunneb seda, et ta tegelikult tahaks nagu hakata inimesi tervendama, on ju. et nendel inimestel on just see hea, et ma nagu annangi hästi laiapõhjaliselt sellise
üldise ülevaate kõigest, on ju, et noh, mul praegu tegelikult lõppes just see esimene aasta, mis ma tegin. Need tagasisidet, mis tulid, need olid väga siuksed, ma ise ka nagu olin üllatunud, et nii hea tagasiside nagu oli, et kõik on nagu noh, palju paremas kohas, kus nad tegelikult alustasid, on ju. ja siis näed, jälle läks mõte lendu. Ilmselt ei pidanud jälle ütlema midagi. et ja tegelikult see jah, aga ma tahtsin seda ütelda, et selles praeguses grupis, kes mul nüüd lõpetas just, eks ju, nüüd 30. novembrini see oli, et nendel oligi see, et nad tahtsid mõned, kes olidki konkreetselt see, kes olid tegelikult väga palju iseenda arendamisega, väga palju koolitustel käinud, nemad olid rahul, mis nagu mind, eks ole, väga nagu tegelikult noh, nagu meeldivalt üllatas, et nemad olid nagu rahul, eks ole, siis inimesed, seal oli paar inimest, kes tegelikult praktiliselt ei olnud ise enesearenguga üldse tegelenud. Nemad tegelikult said sealt, eks ju. Ja siis noh, need, kes, eks ole, seal paljud näiteks kasutasid, noh, väga paljud nagu kasutasid niimoodi, et kui ta ise noh, tegeles oma kliendiga, on ju, et siis ta tahtiski noh, nagu juba praktiseerida ja siis tegelikult ma nagu aitasin ka seda osa tal nagu edasi, eks ole, arendada. et selles suhtes selline sobib nagu erinevatele inimestele nagu äh, jah, ühesõnaga, kuna ja see grupp ei saa olema väga suur, 12 inimest on maksimaalne, mis ma võtan sinna. selles suhtes, et ma jõuaksin ka tegeleda nende inimestega ilusti ja personaalselt ja see ongi see, et eesmärk on ikkagist, iga inimene paneb ise, minu eesmärk on see, et ma lihtsalt aitangi inimesi nagu täpselt sinna, kuhu tema oma eesmärgi on pannud. On ju. Ja siis ongi see, et no ühesõnaga, programm, küsida võib kõike. aga sul oli koduleht ka, kus siis saab kõigega tutvuda, millega sa tegeled ja sealt ja saab sinuga ühendust ka, on ju, et seal on. et mul on ka koduleht on Ingli Täht, on siis minu selle firma nimi ja siis koduleht on inglitaht.ee. et Ma sealt pärast saab. kirjutan siia podcast'i alla ka, ja, ja et Facebook saate. on ka tegelikult, Facebooki see firmaleht on ka Maagiline Vaimne Jõud. Ja Maagiline Vaimne Jõud tegelikult, miks on selline nimi, on sellepärast, et minu sünnipäev on 1.11 ja see tähendab seda, et numeroloogiliselt lahti kirjutatuna tähendab see maagiline vaimne jõud. Ehk et ma olengi nagu oma olemuselt maa ja taeva ühendaja ja mis on siis, kui sa võtad nagu numeroloogiliselt, siis minu elude number on 3, on ju. meil lihtsalt tuli nagu selles mentorprogrammi seal ühel seminaril tuli nagu jutuks, eks ole, ja siis üks oli nagu õppinud seda numeroloogiat konkreetselt, on ju. Ja siis ta just ütles, et noh, mina just vaatan niimoodi, et te olete siin kõik nii võimsad, ma ei tea, mis suurte mingite numbritega ja mingid need, mis need on, need 33 ja 11 ja 22 ja noh, mis need on, need maagilised numbrid, on ju. Ja minul on ainult 3, on ju, et ma tundsin kuidagi ennast nii väiksena, on ju. Ja siis ma muidugi lugesin, tähendab siis see noh, inimene nagu seal, eks ole, kes oli õppinud seda numeroloogiat, on ju. Ja siis ütleb niimoodi, mis sul on ju, et sa oled nagu sellepärast sina oledki nagu võimeline veits siin praegu kõiki õpetama, sellepärast et number 3 ongi nagu õpetaja, on ju, selline, et ta oled uuele teele suunaja, selline abistaja, eks ole, just see, et inimene leiaks iseenda ülesse. noh, ja mis sa siis veel tahad, on ju? ja et jah, kuule, aga lõpetuseks, kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid kuulajatele öelda? mina tahan ütelda tegelikult seda, et kui sul on vähegi võimalik, siis mine läbi kõikidest oma hirmudest. Sest mida suurem on hirm, seda suurem on tasu selle eest, kui sa sellest läbi lähed. ehk et kõige suuremad läbimurded ikkagist on kõige suuremate hirmude taga. Ja alguses hakka minema väikestest hirmudest läbi ja siis tegelikult varsti sa näed, kuidas sa tegelikult oled võimeline minema ka suurtest hirmudest läbi. tähtis on lihtsalt see, et sa lihtsalt lähed. kõige olulisem on see, et sa lihtsalt lähed, sa lihtsalt teed. Ja nagu ma ütlesin alguses, otsustus käivitab protsessi. ehk et otsusta ja juba on sul pool tööd tehtud. päriselt ka. nii et selles suhtes sellised asjad on nagu noh, ma üliolulised. tean, et see otsuse jõud on hästi-hästi suur nagu, Mhm. et sa võid ennast täitsa haigeks mõelda, aga kui sa selle otsuse ära teed, siis nagu kõik muutub.
Mhm. Täpselt, et sest, seda ma olen sest kogenud. ja enne otsuse tegemist on sul kahtlus, on ju, ja põhimõte on selles, kui sul on kahtlus, siis su keha ei tea, mis tegelikult teha, on ju, siis tegelikult universum ei saa aru, mida sa tegelikult tahad, on ju, ja siis sa oledki sellises kaoses ja laperdamises, on ju. ja otsustus sellepärast ongi, et enne selliseid suuri muutusi me tegelikult olemegi kaoses, on ju. ja sellepärast ongi, aga kui sul nüüd on olemas otsus, kuhu sa tahad jõuda, ehk et sul on olemas nagu eesmärk, kuhu sa soovid jõuda, siis tegelikult selles suunas hakkab see, ütleme siis kaos hakkab lahenema selles suunas, on ju. et see on nagu ülioluline. ja, jah, aga see on see julgus, julgus, julgus. ja mina tänan sind, Heidi, et tulid täna Mhm, minu podcast'i ja ma olen väga tänulik. see oli väga tore kuulamine ja väga palju informatsiooni sai siit, mida teha ja kuidas endaga paremini hakkama saada. mhm. et aitäh sulle. jah, mina tänan ka sind, et sa üldse kutsusid mind siia ja mulle alati meeldib inimesi, kuidas siis ütelda, õpetada. tähendab, selles mõttes õpetada, juhtida õigele teele, nagu enesearengu teele. nii et suur aitäh sulle.